jõudsime nüüd siis Samoale. Lendasime sellise päris väikese lennukiga samaga, mis lendab Tallinn-Helsingi otsa. Me lendasime praegu 3,5 tundi siia väikesele saarele. No nii, kioskid. Päris soe on siin. Jällegi soene. Ja siin on kääbivennad on kohe kohal meil. Esimese asjana tahaks võtta auto. Rendi auto, kuna sellega on väga hea ringi liigelda. Saime siis kohaliku takso peale. Takso nimi on Nummi. Nummi. Aga autot ei saanud rentida. Lähme linna, võtsime. Siin on täna pühad. Pühad, jah. Viimane auto läks meil nina eest ära ja me lähme otsime Püha auto. Pühade auto. Otsime ühe vaba auto. Suht nummi on siin. Väga nummi. Salofa. Kus sa sattunud oled? Lalamonu beachile. Lalamanu beachile. Mis siin head on? Siin on kõik hea. Tahaks siia, ausalt öeldes tahaks siia ööbima jääda. Kas meil on see võimalus? Lähme uurime korra vaatama, kas me saame või? Lähme, kuigi see püsti tõusmine on nii raske, kuna tahaks lebotada lihtsalt. Even the worst spot. Look! What the hell? Hey, there's the flag! What? Et kuidas see võimalik on? See on nii suurelt, nagu oleks põhi. Kuidas see võimalik on? See on hull, jah. See on... Praegu mulle tõmbas sõnatuks korra. Mind ka, kuidas see Eesti lipp siin on. Kõigi on siin. What's this thing with the Estonian flag? Saime head hili või? Ühesõnaga, me saime nüüd temaga siin räägitud, me saame endale ühe selle maja seal. Kuigi alguses öeldi, et seda... Alguses öeldi, et ei ole. Üldse, kui me tahtsime maksta. Aga siis me rääkisime nad ära. Thank you for that. Oh, you're welcome. Thank you. Yeah, thank you. Welcome. Thank you. And we'll check you with the funds. Yes. Väike müügijutt oli või? Me ööbime täna siin tasuta. Sellistes ilusates bungalodest. Aga jah, tuleb natuke rääkida ja siis on kõik võimalik. Ja reisimine seega ei ole kõige kallim, kui saab Samoal kuskil parasei siis tasuta ööbida vahel. Jep. Tere hommikust mõnusast kohast, paradiisi kohast. Meie tänane plaan on minna avastada seda saart ja hakkasime seda nagu tegema juba. Pakkisime asjad ära, tulime auto juurde ja oi näe, auto ei lähe enam tööle. Mis juhtus? Kuule, auto on puruks juba 2 tundi istunud siin ja oodanud, et keegi meid aitaks, aga keegi ei aita meid. Et auto teeb sükest häält. Lähme siis reisule. Ma lükkan nääled sisse autol. Oi, tore. Väga tore. Ei saagi. Ei saagi minna või? Mis juhtus? Ei tööta. Ei funktsioneeri meil masin. Kuule, see on jõle hea masin. Mul on valav, et see päike kammib ära juba. Selle siia võib paitsutada nagu. Tööt oleks vaja need krokosi. Lähme küsime need ikkagist. Ütleme, lükkasime auto eemale. Aga sellegi poolest pead norgu ei aja. Ikkagist on ilus, isegi kui me jääme siia. Täna jälle. Alari, kuidas teile meeldib see Island Time siin? Feature oli Feature Time, siin on Samo Time. Väga meeldib, aga mulle meeldib see, et meie Island Time otsa siin üks jällegi. Ühesõnaga suht keeruline värk on siin, oleme siin reaalselt mingi 4 tundi juba neid oodanud. Iga tunni tagant oleme helistanud, nad on iga tunni tagant öelnud, et poole tunni pärast tulevad ja...
Lähme. 30 kraadi on sooja. Lähme veedame aega korra vees, teeme kajakiga ja sõidu. Kajakiga sinise vee pealt, see on ka päris mõnus tegevus. Lähme teeme midagi. What's up? Sorry, gotta be late. Ühesõnaga, need kutid siis 5 tundi sõitsid siia. What's up, homie? Don't you know me? Need on vist veits purjakil, ma vaatan. Parandavad meil automasinad siin purjakil peal. Yeah. Nüüd siis saame nautida jälle. Lõpuks. Kõige ebareaalsem paradiis, kus ma käinud olen. Veel hullem kui Maui või Hawaii. Veel ägedam. Ja me lähme praegu ühte väga ägedasse kohta. Kus me lähme? Lähme, ma ei mäleta, mis selle koha nimi oli, aga see on üks lahe siukene looduslik bassein. Looduslik bassein suures augus kuskil. Seal on roheline vesi. Sinna peab alla ronima. Ühesõnaga, see on väga ilus koht. Me kohe ja varsti jõuame sinna. Õnneks see on lähedal meil siin. Davai, let's go! Ja mis siin ikka, näeme ära selle koha ja teeme paar pilti, võtame postis need inimesed ära, ongi olemas. Täpselt. Snap. Ujusime natuke ringi enne siin koopas ja siis, oi näe siin siis, tere! Vot, eestlased siin koopas said kokkuda. Kuidas see võimalik jälle? Väike juhus. Väike juhus, jah. Kuidas su nimi on? Erki. Erki, mis sa siin teed? Puhkan hetkel. Puhkad, jah? Jaa. Okei. Elad Austraalias muidu? Jaa. Ma natuke filmin, sest keegi ei usuks neid. Ei ole hull. Et mitte keegi ei usuks. Ebareaalne kokkusattumus, et üks väike rahvus ja üks väike saar, kes et vaikselt ookean. Üks väike, üks suur auk. Ja siis üks päev ja nädal või kuu ja siis ikka samal päeval, samal kellaajal satuvad inimesed kokku. See on päris jah, siuke, päris mõnus. Väga paljud ei teagi selle kohta. Paljud teavad sellest kohta. Ma kujutan ette, et keegi ei oska niimoodi arvata, et see on nii äge või tähendab, et see, nagu me arvame praegu. Aga see tegelikult on äge, et kui sa oledki kuskil täiesti teisel pool maakera ja täiesti juhuslikult näed ühes kohas kuskil. Samal kellaajal. Täpselt. Samal päeval. Eestlast. Usu, et siin väga palju eestlasi selle saarel on. Tema ongi ainukene. Vot, igatahes väga tore oli meil siin. Väga lahe koht, lähme järgmisse kohta. Lähme jah, vaatame, mis veel toimub. Saame äkki oma päris kaamerat kätte tagasi. Lähme vaatame, mis päriselt toimub. See mõnus rental-kaari koht on siis täitsa kinni, kedagi siin ei ole, auto on siin, minu pass on seal,
meie lennuk väljub kohe varsti. 1,5 tunni pärast. Me peaks praegu check-in'i minema, viimane võimalus. See on veits jama, kui me niimoodi maha jääme. Et ja järgmine lend on nädala pärast alles Hawaii'le. Where are you? Ta ei sõida ju, ta on seal... Ta ei ole autos. Are you kidding me, dude? Isegi räägi minuga. Find passport? Vend viskas ära jälle. Ma ei ole nii närvis olnudki terve reisi aja jooksulist. Ära ole nii närvis. Mitte, et mul kahju oleks maha jääda, aga nagu... Praegune variant on siis see, et kuna mul on vana pass kaasas, milles on USA viisa, mis on kehtiv veel. Sellepärast sul on see kaasas, et sul on see kehtiv viisa. Kehtiv viisa on jah, USA viisa. Hea, et sul see kaasas on, see on mingi variant. Aga noh, elu on seiknud, ju siis tuleb, just peab juhtuma sellised asjad vahele. Jah, seda küll. Väga tuju lasta ära minna sellepärast. Isegi kui me maha jääme, siis saab uus seiklus. Ma ei tea, kes selle kinni maksab. Meil on kindlustus õnneks olemas, aga ma tahaks, et see autorent selle kinni maksaks koos meie resort hotellidega. Absoluutselt. Nõus. Ma olen täiega nõus. Mis panuseid paned? 50-50, 50-60. Aga tegelikult? Tegelikult ma arvan, et kui ta ei pane tähele, et see pass kehtetud, siis on lebo. Aga kas ta ei pane sinna mingi passinumbrid ja asju, vaata pärast on mingi... Hello! How are you? Praegu on siis süge lugu, et meid ei lasta ennem lennuki peale, kui me ostame uued piletid. Tähendab, kui meil on piletid USA-st välja lennule, siis USA-st välja peame näitama siis piletid, aga meil ei ole neid. Ja praegu me ostame siin neid piletid. Kuidas tunne on? Kommenteerige. Võits ärev on olnud kopp ees sellest jamast. Õnneks saime passi kätte. Rõõmsam nägu veel on. Ta võime üritama. Are you happy? Mingi käed värised ja närvis olla. Kuule, minu vend tuli just praegu siia täpselt ette. See oli täitsa lammas, sa filmisid ka teda. Jaa, ei filminud, ei jõudnud. Lihtsalt tuli. Jalaga andsid talle. Naeris natuke. Haige inimene. Täitsa pekkis nagu. Have you been in Hawaii? Piletid saadud siiski. 6 hours. Võtta see ka. No nii. Piletid on nüüd käes õnneks. Saame ilmselt peale. See on vähemalt tore. Eesti pileteid ma tegelikult ära ei ostnud. Ühesõnaga, ta oli see nii rumal, et ma näitasin talle neid lennunumbreid lihtsalt ja siis ta juba oli, et sobib. Aga lennunumbrid, kas ta pani toksis sisse nüüd kuskile? Kirjutas jah, aga see ongi lihtsalt lennunumber. Ega see ei ole meie booking number. Jaa. Kuule, okei. Seda küsinud, siis oleks raskemalt. Jaa. Tegelikult meil on niikuinii neid pileteid vaja, aga nüüd me saame ikkagi mõelda nagu, mis kuupäeval ja millal ja vaadata seoses teiste pileteid. Tavai, ma panen kinni. Tavai. Oi, lõpp ja kõik ja saime lennu peale. Jep. Ainuke lennuk siin lennujaamas. Ja sinna töö filmida.